Most people overestimate what they can do in a day, but they dramatically underestimate what they can do in 6 months. 6 months. That's what we're going to talk about today. How you can absolutely transform your life in the next 180 days. Now, why 6 months? Let me tell you why. A year is too long to wait, and a month is too short to see meaningful change. But 6 months, that's the sweet spot. It's long enough to see massive results, but short enough to keep you excited and engaged. Isn't that interesting? You know what fascinates me? Most people spend more time planning their next vacation than planning their life. They'll spend hours choosing a hotel, but won't spend 30 minutes designing their future. Isn't that incredible? But you're different. You're here today because something inside you knows it's time for a change. Let me ask you something. If you continue doing exactly what you're doing right now, where will you be 6 months from today? Same job, same income, same problems, same excuses? You see, what you don't change, you choose. Let that sink in for a moment. The beautiful thing about a 6-month plan is that it gives you something I call realistic urgency. You can't procrastinate because 6 months will be here before you know it, but you also have enough time to make substantial changes. It's the perfect balance. Now let me share with you the fundamental principles of transformation. You see, success leaves clues. And over the years, I've discovered that extraordinary achievement isn't about doing 4,000 things. It's about doing 6 or 7 things 4,000 times. Repetition is the mother of skill, and consistency is the father of success. Let's talk about the first key to your 6-month transformation, clarity. You must be crystal clear about what you want. Fuzzy goals produce fuzzy results. Sharp goals produce sharp results. Write this down. Clarity is power. When you're clear about what you want, the universe has an interesting way of helping you get it. You know what's interesting? Most people know what they don't want, but they're not clear about what they do want. They can tell you all day long about what's wrong with their life, their job, their relationships. But ask them what they want instead, and they stumble. That's why we're going to start with absolute clarity. Here's what I want you to do tonight. Take out a piece of paper and write down exactly what you want your life to look like 6 months from now. Be specific. Don't write down, I want to be happy. Write down, I want to increase my income by 40%, read 12 books, lose 20 pounds, and start my own side business. See the difference? The second key to your transformation is what I call your philosophy of life. Your philosophy determines how you process what happens to you. And here's the key. It's not what happens that determines your future. It's what you do about what happens. It's not the wind that determines your direction. It's the set of your sail. Let me share something profound with you. Success is neither magical nor mysterious. Success is the natural consequence of consistently applying basic fundamentals. But here's the challenge. What's easy to do is also easy not to do. It's easy to read 10 pages of a good book every day. It's also easy not to. It's easy to save 10% of your income. It's also easy not to. Now, let's talk about the third key, the power of association. Here's a principle you must never forget. You are the average of the 5 people you spend the most time with. Write that down. Over the next 6 months, you must constantly choose who you spend your time with. Some people need to be loved from a distance. Isn't that interesting? You see, there are 2 types of people you'll meet on your journey to success, those who will inspire you and those who will tire you. Your job over the next 6 months is to increase your exposure to people who inspire you and decrease your exposure to those who tire you. Jim Rohn. Mõned tema jutud tabavad väga hästi ja teinekord isegi valusalt naelapea pihta. Ehk et üks aeg saabub meie kõigi elus, siis see hetk, kus ütleme iseendale, et nüüd aitab ja asume siis tegema neid tegevusi, mida me oleme siiamaani edasi lükanud või vältinud. Aga tere õhtust kõigile, super ägedat uue nädala algust teile ja andke muidugi märku ka, kas on näha kuulda. Loodan, et teie kõigi nädalad on läinud
super ilusti, super hästi, edukalt, kas siis õppides või kaubeldes. Et võite chati julgelt kirjutada ka ja kirjutage loomulikult chati ka siis enda küsimusi, mis ei pea olema seotud tänase teemaga või selle nädala teemaga. Et selle nädala teemaks on meil Fair Value Gap. Ehk et mina kutsun seda ka siis auk turul. Ja vaatame, mis imelik instrument või asi siis on. Nii, tegelikult ma teengi niimoodi, ma ei hakka joonistama. Et Fair Value Gapi poole liigume otse kohe teemasse. Ei hakka küünled eraldi joonistama, võtame kohe siit sammuselt ette, siis on pilt puhtam, selgem, arusaadavam. Need, kes juba varasemalt teavad, siis teavad, loodan, et olete ka rakendanud. Aga Fair Value Gap, mine nimetan seda siis auguks turul ja Fair Value Gap on siis see, nagu meil siin, see esimene küünal ja see kolmas küünal, kus siis nende küünalde sabad omavahel ei kohtu. Ehk et siin vikk ei ole, isegi kui vikk oleks siin maal, siis nende sabad ei kohtu ja see ala siin vahel, joonistame siia selle range'i. See ala siin vahel on Fair Value Gap ehk auk turul või siis ka ebaefektiivsus ehk et siin on ebaefektiivne siis turu liikumine, mis tähendab, et kas siis ühelt poolt ostjad või teist poolt müüjad liigutasid turgu nii kiiresti, nii tugevalt, et emba-kumba poolel ei olnud siis võimalust turu liikumisest osa saada. Ja põhiline asi, mida Fair Value Gapide puhul teada, on see, et need täidetakse ära. Fair Value Gapi eesmärk on saada täidetud. Millal? Seda me täpselt ei tea. Et kõik oleneb ajaraamist ja siis ka sellest Fair Value Gapi suurusest ja loomulikult, kus ta siis positsioneerub. Aga Fair Value Gapi eesmärk on saada täidetud. Nii, teeme siia. Ehk et siis siit selle küünla vikk, see on meil esimene küünal ja siis kolmas küünal. Ja Fair Value Gapi loetakse alati 3 küünla arvestuses. Neid Fair Value Gape võib olla üksteise järgi ka rohkem kui üks, kuid Fair Value Gape loetakse 3 küünla arvestuses. Esimene küünal, Fair Value Gapi küünal ehk teine küünal ja kolmas küünal. Et see on see nii-öelda meetod. Ja Fair Value Gap oma olemuselt tähistab siis seda, et keegi suur tegija, institutsioonid, pangad, kes iganes, investeerimis mingid ettevõtted, sisenesid turule nii suure positsiooniga või nii suurte positsioonidega ja nii suure rahaga, et siis turgu liigutati nendele soovitud suunas. Ja siis tullakse ka, täidetakse see hilisemalt ära. Nagu siin EUR-USD puhul, et olen EUR-USD võtnud siis siia pildiks ette, mille puhul seda Fair Value Gapi vaadata või vaadelda, et EUR-USD siis reageerib rohkem Fair Value Gapidele kui mõni teine valuutapaar. Siia paralleeliks oli vist äkki, pean mõtlema nüüd äkki NZD-USD oli ka, mis suht sarnaselt siis liigub EUR-USD-ga. Ja on ilusti näha, meil tekkis siia Fair Value Gap, turg liikus, tugev ostjate positsioon, suured summad pandi mängu ja turg tuli tagasi ja täitis selle Fair Value Gapi ära. Ja jõudis siis meie varasema temaatika punktiga, mis on siis supply demand. Ja turg jõudis siia supply demandi ka sisse. See on nii-öelda see koht, siis, kus eelnevas liikumises siis suur ostupositsioon sisestati, kus see otsus tehti. Täideti Fair Value Gap ära ja turg tuli sisse. Ja siis suur vikk annab aimu siin ostjate kohalolust, ehk et seda alumist positsiooni siin kaitstakse. Vähemalt sellel perioodil siin, kui turg siia selle alla liikumise tegi, siis kaitsti. Kas seda ka edasi tehakse, näitab ainult aeg. Ehk et turg praegu siin, vaadates väiksemat struktuuri,
on meil siis downtrendis, alla liikumises ja saab siis otsustavaks, kui turg jõuab meil siia alasse uuesti sisse, kas siit murtakse läbi ja downtrend jätkub või saadakse järjekordne reaktsioon ja turg liigub ülesse. Supply demand ka, mitte supply demand, vaid siis fair value gap, nagu ka supply demand, nagu ka order block, on ka meil huviala. Me saame teda kasutada enda kauplemisplaanis, oma trading plaanis, saame kasutada kui huvialana. Mitte siis, mitte otseselt automaatselt koheses tehingusse minekuks. Loomulikult, kui elustiil seda ei võimalda ja tuleb rakendada nii-öelda ootel tehinguid, limit ordereid, pending ordereid, siis saame kasutada seda ka tehingusse minemiseks. Aga tähtis on ka siis nii-öelda selle stop lossi punkt, et kuhu me selle paneme. Ja siin selles vaates ka meil fair value gap tekkis mõlemat pidi. Oli meil siinpool ka siis müügi fair value gap, paneme siia lihtsalt, kus me oleme lihtsalt range. Oli meil lihtsalt siis müügi fair value gap, mis hiljem siit ostupoolega täideti ära. Ja seesama ala siis käitub meil mõnes mõttes ka support resistantina, ehk et siin selles alas või siin ala lähistel on siis oodata suuremat vastupanu. Ja fair value gap'e me peaksime ka siis arvestama ja kauplema pigem trendi suunas. Ehk et kuhu poole meil turg liikumas on. Vaadata siis nii-öelda suuremat pilti. Et praegu siin suuremas pildis, isegi siit vasakult veel, turg on meil selgelt siis üles liikumas. Ehk et me peaksime jälgima ainult siis neid ostu poolt soosivaid fair value gap'e. Loomulikult kõiki neid turg ei osta, ehk et seda reaktsiooni, et nüüd fair value gap'is saaks turg reaktsiooni, seda ei pruugi alati tulla. Et rõhutan veel, fair value gap'i eesmärk on saada täidetud. Ja need käituvad just kui magnet, mis siis tõmbab turgu kas suurema likviidsuse poole, et meil oli siin fair value gap, turg tuli suurema likviidsuse poole, mida püütakse ära, või siis supply demandi poole, nagu meil siin. Turg liikus, fair value gap enne seda, käitub kui magnet ja turg tuli sisse, jõudis supply demandini ja põrkus tagasi. Ja alati, kui näiteks on 15 minutit ja analüüsi ajaraam, siis 15 minuti puhul on hea minna näiteks 4 tunni peale. Vaadata, mida räägib meile 4 tunni ajaraam. Et me tahame, et need ajaraamid oleksid siis üksteisega sarnases suunas liikumas. Et vaadates praegu 4 tunni pilti, siis turg tekitas meil siin equal high'sid ja siin põhjast liikus järjest ülespoole, kuni nüüd toimus välja murdumine. Ja siia tipu peale ei ole veel siis seda tagasitõmmet toimunud. Pullback ei ole toimunud. Ehk et 15 minuti peale vaatame, võib-olla tulime 4 tunni peale enam, vaatasime, turg on uptrendis ja 15 minuti peale vaatame ka see uptrendi tehinguid. Et peame ikka teadvustama seda, et kus me positsioneerume. Et suure tõenäosusega võime olla pullback faasi alguses, et kus turg tuleb, teeb enda pullbacki ja siis läheb uutesse kõrgustesse. Et alati teadvustada siis seda asukohta, kus me oleme. Nii, lähen 15 minuti peale tagasi. Ja fair value gap'iga väga hullult palju pikalt rääkida ei olegi. Aga neid täpsustusi ja detailsust selle fair value gap'i temaatikas on tohutult palju. Minul isiklikult töö veel käib, et kui vaatleme fair value gap'i, seda 3 küünla arvestust, siis mida räägib meile turg sellest esimesest küünlast? Et mis värvi on see esimene küünal? Et mida meil turg räägib, turu käitumine, mida meil räägib, kui esimene küünal on see ühte või teist värvi. Et näiteks nagu siin meil müügi fair value gap
nende 3 küünla arvestus on tekkinud, siis mida räägib meile see, kui on meil siis ostusignaali küünal esimene küünal ja ülejäänud on siis müügiküünlad ehk langusküünlad. Et mida meile see ostusignaali küünal räägib? Ja ka vastupidiselt, nagu siin kõrval kohe näitas, et mida meile räägib see, kui meil on kõik küünlad, siis ühte värvi. Mida see esimene räägib? Ja täpselt sama detailsuse otsimine, et luua paremat väärtust, paremat infot ja paremat arusaamist turgude liikumisest, täpselt sama käib ka selle 3. küünlaga. Ehk et mida räägib see 3. küünal? Mis värvid on? Mis kujud on? Mis suurus? Kui pikk? Et kõik see info sinna juurde. Et kõva, väga pikk töö sellega on juba käinud ja käib veel edasi. Et täpsustada siis kõike seda. Aga kuna turg on meil siis suuremal ajaraamil uptrendis, siis ka siin selle fair value gap'i näites peaksime võtma siis tehinguid ostu suunas. Ja teades seda, et fair value gap, selle eesmärk on saada täidetud, siis on mõistlik panna kas tehing või entry siia fair value gap'i lõppu, ehk et turg tuleb siis supply demandini, et mul endal meeldib ka supply demandi kaubelda, või siis kaubeldage eraldi fair value gap'i, kui on oht või hirm, et võime jääda tehingust maha. Panna näiteks 50% peale enda entry. Aga sellisel juhul turvaline stop loss peaks olema ikkagi hiljutises svingi lõpus. Ja tasub siis tähelepanu pöörata ka stop lossi suurusele. Kas see stop lossi suurus on meil vastuvõetav ja kas see take profit, kuhu maani turg läheb või võib potentsiaalselt minna? Ehk et kus meil sellel entry ajaraamil, mille peal me tehingusse läheme, kui kõrgel, kui kaugel on meil järgmine swing-punkt. Ehk et see oleks esimene ala, mida siis turg võiks püüda või murda. Nagu siin tehti, haarati lihtsalt likviidsus eelmise tipu pealt. Et kui kaugel see on, kas see tehing, mida me plaanime siin võtta, kas see tehing ennast välja mängib? Kui meie arvestus on see, et turg võiks võtta selle tipu ära, selle viki ära, siis kas see oleks ka meile sobiv või vaatame siis sinna peale, et nagu siin, no ütleme 1-2 peaaegu. 1-2 ta siin, jah, nipp-napp ära käis. Riskime 100-ga, et võita 200, et see võib-olla meid ei ahvatle ja tekib suur oht selles, et me hakkame enda entry kohta liigutama. Kui me strateegia näeb ette, et me siseneme fair value gap'ist ja hakkame enda entry kohta liigutama, et saada siis suurem risk to reward. Et kindlasti ärge seda tehke, sest iga kord, kui te muudate enda seda tehingusse mineku kohta, kas on nüüd fair value gap'i algusest, keskelt või lõpust, iga kord, kui te muudate seda ja täpselt samamoodi ka stop lossiga, fair value gap'i lõppu, struktuuri lõppu, wiki peale, küünla keha peale, et iga kord, kui te muudate, siis iga kord tulevad teil erinevad tulemused. Ja võib juhtuda see, et te saate ühe mõtteainega siis järgmisel 5 või 10 kaotust järjest ja muudate. Ja saate järgmisega täpselt samamoodi 5-10 kaotust järjest ja jälle muudate. Ja siis tundub, et see kontseptsioon, see mõte, see absoluutselt ei tööta. Aga teil ei ole seda ühtset testimismeetodit, ehk et piisavad nii-öelda tehingute arvu siis ühe standardlahendusega. Et testige enda jaoks järgi, kus on teie entry koht ja stop loss, et oleks mõistlik. Et ärge hakake siis üleliigselt modifitseerima, et ahnus on see, mis tahab tulla sisse, et liigutada entry't allapoole või tuua, mis veel hullem, stop lossi lähemale. Et saada see risk to reward paremaks, sest ahnus karjub ja tahame rohkem raha, eriti kui meil on väiksed kontod veel, on meil siis 5000, 10 000 ja näeme, et see kasum võiks tulla rohkem, siis me hakkame enda stop lossi liigutama lähemale ja lõpuks turg meid siis võtab välja. Just tänu ahnusele. Nii, vaatan korra, katsun leida sihukese hea positsiooni.
võib-olla siit samused kõrvalt eelnevate päevade pealt, et siin ka on meil fair value gap ostu suunas ja on ilusti näha ka siis, kuidas see fair value gap ala töötab kui support resistant alana. Ehk et turg liikus ülesse, tuli sisse, sai reaktsiooni, liikus. Tuli jälle, just kui nagu põrand on meil siin vastus, siin fair value gap alas. Põrkas, jälle üles, põrkas, üles, põrkas, üles. Jälle põrge üles, kuni lõpuks kukkus läbi ja siis see toimib just kui laena. Jälle põrge allapoole, jälle lagi ees. Jälle üles, jälle alla, üles, aga sama ala, see sama alajoon käitub jälle just kui põrand. Et just kui see sama fair value gap ala ja vaadates isegi siia veel paremale ka tänasesse päeva, täpselt sama ala töötab just kui support resistant ala. Ehk et siin on siis see piirkond, regioon, kus on varasemalt tehtud suuri otsuseid, kus on suured tehingud, suured liikumised sees olnud ja see toimib ka ikka veel nüüd. Näeme jälle turgu sealt reageerimas, sealt põrkamas. Et loomulikult võib turg käia ka kaugemal all. Võtan korra siit tänase sessiooni, paneme sessioonid peale. Muidugi kellakäirimine oli ka, et viigende graafikud, võtan selle teema siin vahele korra, viigende graafikud kooskõlla. Kui te ei tea, mis on praegune siis Forex turgude sessioonides kauplemise aeg, siis pange Google'isse Forex Market Hours ja Baby Pips on siis see hea leht, kus seda näha. Pange 24 tunni režiim ja ülevalt siit seda skaalat liigutades, siis roheline on New Yorgi sessioon ja tooge see rohelise algusesse, siis näete 14.00 on New Yorgi sessiooni algus. Teised sessioonid algavad ikka tavapärase ajaga, meie ajatsooni mõistes siis 10.00 on London ja Tokyo siin kell 2 öösel. Et USAs toimus kellakeeramine. Varsti toimub ka nii-öelda siis Euroopa kandis, et kõik liigub siis tund aega tagasi. Et sellega tasub siis ennast kurssi viia. Nii, vaatame korra siia. Fair value gapidega, mina suhtun ka fair value gapidesse nii nagu supply demand'i. Et nagu siin meil see tänase päeva jooksul see suur hirmus liikumine toimus. Et fair value gapid on ühekordne kasutus. Kui need on täidetud, nagu siin see pikk on tein, kui turg on need täitnud, siis ma ei oota, ma ei eelda enam, et see ala vastu peab. Vaid seal on turul suur potentsiaal, siis allapoole läbi kukkuda siin selle fair value gapi põhjal siis. Fair value gapid on ühekordne, minu jaoks siis ühekordne ilming, et kust võtta siis tehingut või mille alusel võtta tehingut. Ja kasutada on siis, mõistlik on kasutada ka varasemat tööriistu, varasemat teadmisi. Et oli meil eelmine nädal teemaks Fibonacci ja kas tõmbate vikist vikini või podist podini, siis saate kasutada ka Fibonacci't, et võib-olla Fibonacci puhul teil on see golden zone, siis see huviala, kust võtta enda tehing, et kui turg teeb enda agressiivse liikumise ära ja näitab siis märki alla tulekust, allapoole liikumisest, et tõmmata Fibo peale ja otsida see nii-öelda entry koht. Ja siin entry koht võib-olla olekski siis fair value gapi keskpunkt, kuhu enda tehing panna. Loomulikult, kuna fair value gap on meie huviala, siis me saame minna väiksemale ääramile, entry ääramile, et seda parimal juhul siis natukene täpsustada, natukene korrigeerida, kuid tasub ka tähelepanu pöörata sellele, et iga korrektsioon, mida me teeme, iga täpsustus, mida me teeme, siis sellega me tõstame tõenäosust, et me jääme turu liikumisest maha. Et turg ei pruugi tulla siis sinna ülimodifitseeritud ala nii või alasse sisse välja, vaid saadakse siis suurema ajarami mõistes reaktsioon varasemalt. Siin on hidden order block, sellest räägime järgmine nädal, kus meil on order blockid on teemad. Ja on meil siis siin ka näha,
mitu Fairwelli käppi üksteise järgi. 1 minuti ajaraami peal siis. Hakkab siit väga-väga põhjast juba pihta, et 3 küünal arvestus, esimene küünal, 3. küünal ja siin vahel siis Fairwelli käpp. Tõmban see väiksed kastikesed peale, et näidata, kui palju neid Fairwelli käppe neid on, meil siin eksisteerib siis. Ja ei tasu hulluks minna nende Fairwelli käppide siis ka märkimisega ja mis veel hullem, ei tasu teha seda, et te kõiki neid Fairwelli käppe kauplete. Et siin 15 minuti ala sees ja ala all, siin üleval veel üks, on meil mitu Fairwelli käppi. Ehk et kui me teeme täpsustuse, siis me võime päris hulluks ennast ajada, et kus me ootame seda reaktsiooni, kus see lõpuks entry koht meil on. Ja kõige hullem, nagu mainisin, on see, kui te hakkate kauplema igat Fairwelli käppi. See on kõige hullem asi, mida teha saate. Loomulikult lõpuks, kui need tehingud pööravad teie soositud suunas, siis saavad need kaotused nullitud ja ka mingi kasum tehtud. Aga see on juhul, kui turg siis pöörab. Et pigem teha enda täpsustus ja kui näiteks 15 minutit on teie analüüs ajaraam, et oli ühe liikmel ka üks kõne, valige endal ka vaheajaraam, et 15 minuti puhul oleks see vaheajaraam siis 5 minutit. Et kui tahate teha mingisuguse täpsustuse Fairwelli käpi osas, siis valige see vaheajaraam, et ärge seal entry ajaraami peal, ehk siis 1 minuti peal, kui 15 minutit on analüüs, ärge seal peal siis rohkem täpsustusi tehke, vaid valige see vaheajaraam, kus te saate teha täpsustuse. Ja meil need mitmed Fairwelli käpid, selle siit alt ära, muutusid siis 2. Ehk meil on üks siin üleval ja teine siin all. 2 Fairwelli käppi siin 15 minuti sees. Ja jällegi backtestimise teema, et kumma tsooni te valite, sama asi nagu Fibonacciga, ehk et justkui me tõmbaksime siis Fibonacci, nii, kaasa, kui me tõmbaksime Fibonacci siit alt üles, et kus siin vahemikus siis oleks meie 50% ja kus oleks meil siis nii-öelda see premium ala, kust me ei tahaks justkui tehingud võtta ja kus oleks meil siis see discount ala ehk soodusala, kus me soovime tehingud võtta. Ja saate siit enda siis selle vahe täpsustuse ehk valida võib-olla siit see Fairwelli käpp välja ja võtta näiteks selle Fairwelli käpi siis keskpunkt vaheajaraami siis täpsustus ja siin selle keskpunkt oleks siis entry. Et ma soovitan valida siis entryks ka alati üks konstantne meetod 5, mille järgi te tehingusse otsustate minna. Ja turvaline stop loss svingi põhjas. Läks tehing juba paremaks, 17,4 on stop loss pippide arv, juba tükki parem, turg siin haaras kaasa ja üleüldine TP siis võiks olla siin. 1,3, mille siis ka siin turg veel ei ole ära täitnud. Et 1,3 oleks ootus, mida siis turg nii-öelda täita võiks. Kui turg jõudis siin 1,2, siis võib-olla siin pool kinni, kui liigutasid enda stop lossi näiteks break evenisse, siis jah, praegu oleks see tehing juba kinni. Mingi kasum oleks käes, 50% või mis see protsent on, mille te seal 1,2 juures otsustate siis välja võtta. Nii, piilun korra chati. Tund aega edasi. Jah, suve poole. Et New Yorgi on praegu see, et muidu hakkas New Yorgi sessioon kella 3, siis nüüd praegu ta hakkab kella 2. Et natukene varem. Ja Baby Pips siis näitab ka seda. Nii. Võtame siit edasi. Võtame näiteks suurema ajaraami.
Jätan praegu sessioonid pealt ära. Põmm. Ja tegelikult teeme niimoodi. Lähme kuskil suvalisse aega. Tagasi. Võtame siit uue kuu. Okei, detsember. Läheme siit uude aastas siis. Võtame näiteks veebruar. 4. veebruar ja 4 tunni pilt. Vaatame, kas siin graafikut. Okei, rohkem kaugele ei näitagi. See on ka huvitav. Siin lõpeb see info FXM-il otsa. Aga suures pildis turg downtrendis ja praegu vaadates siis Fiboga eelnevaid punkte, siis turg, nagu eelmist teemat puudutades, 50%-ni jõudnud ei ole. Ehk et ootaks turgu tegema enda pullbacki, suures pildis oleme downtrendi suunas. Ja siin on ilusti näha ka siis, nüüd praegu nende punktide vahel, mis siin välijoonestada sai, et meil on siin fair value gap. Siin on fair value gap ja huvitaks, kui kasutada Fibonacci't, et kuidas siis tuua eelnev õpitu, eelnevad tööriistad ka kasutusse, et huvitab ainult siis 50%-st üleval pool asetsev osa. Ehk et teen enda fair value gap'i siin 4 tunni peal siis nii väikseks. Ehk et see on see osa, mis mind huvitab, kui turg sinna jõuab. Siin allpool oli ka pisikene fair value gap, mille turg siis siin ka juba ära täitis, mingisuguse reaktsiooni andis. Ja on ka meil siin üleval, siis natukene kõrgemas tsoonis on fair value gap, kuhu turg on natukene sisse jõudnud, on okei modifitseerida selle fair value gap'i siia kõrgema tipu peale, et on meil kaunis suur ala siis alles veel, kus turg võib saada potentsiaalselt siis reaktsiooni ja jätkata liikumist siis allapoole. Ja on ka meil Fibonacciga kooskõlas ilusti golden zone ja osa sellest fair value gap'ist jääb siia golden zone'i sisse. Ehk et 2 huviala. Vaatame, liigutame graafikut edasi. Kuhu poole siin turg liigub. Siin tuli ülesse, sai reaktsiooni. Lähme korra 15 minuti peale. Okei, siin ei lasegi. Jah, ma tulin 4 tunni peal tagasi. Minu viga. Okei, vaatame 4 tunni peal. Et turg jõudis 50%-ni, jõudis saba otsaga siia fair value gap'i sisse, siia modifitseeritud fair value gap'i sisse, siis siin punktis me saaksime minna, kui turg siia jõuab, üleüldisesse siia fair value gap'i siis, kui turg sisse jõuab, siis saame minna väiksemale ajaramile, et jälgida turu liikumist, et mida turg siin teeb. Ja siis oleks 15 minutit, mul praegu siin ei ole võimalik tagasi minna, kuna ma 4 tunni peal läksin replay moodi siis tagasi. Ja siit minnes turu liikumisega kaasa, kui turg siit allapool läheb ideaalis, et murraks siit seda struktuuri põhja nüüd. Kuid see fair value gap on siis ka 50% ulatuses täidetud ja minu jaoks on ta siis kasutatud, ehk et suurem huvi, kui turg jätkab tõusu veel, suurem huvi koonduks siia selle ala poole. Et ka praegu väiksemas ajaraamis on turg siin siseliikumises, siis selle punkti ja selle põhja vahel on siseliikumise uptrendis. Ehk et meil turg, kui ma vaatan 15 minuti pilti, siis turg meil liikus siit ja siin on ta meil siis uptrendis. Siin oleks tegelikult 1 tund 30 minuti ka veel vahel. Et turg muutuks downtrendi suunaliseks, peaks ta murdma siit punktist läbi. Et me saaksime arvestada mingisugust downtrendi suunda ja vaadata siis konkreetsema müügitehingut. Praegu veel on uptrendi suund, muidugi 15 minutit annab parema pildi. Et sinna kahjuks praegu ei saa tagasi minna. Vaatame, mängitame turgu edasi. Siin nüüd on fair value gap, see mis meil oli märgitud, on täielikult täidetud. Esimene puude oli siin ja nüüd teine puude siin, millega täideti see fair value gap täielikult ära. Ja jõuti, vaatame kohe, kas turg jõudis. Tõmbame siia peale. Veel päris jõudnud siia ülemisse supply demand'i. Ehk et ei olegi sellist agressiivset reaktsiooni praegu siit tulnud. Ja praegus vaates siis ka siin 4 tunni peal näha,
et turutrend on veel uptrendi suunaline. Ja turg jätkab üles liikumist, jõudes nüüd siis meil siia ülemisse alasse. Ehk et kui turg jõuab meie analüüsi ajaramil, mis hetkel on 4 tundi, jõuab meil siia huvialasse sisse, siis me tahame minna väiksemale ajaramile. 4 tunni peal võiks olla siis vaheetapp 1 tund, kus teha võib-olla täpsustusi ja siis 15 minutit oleks entry, et kus võtta siis lõplikult tehing ja võtta siis suurema trendi suunas, mis siin pildis on hetkel veel downtrend. Ja nüüd siit võiks turg siis saada suurema reaktsiooni siit sellest fair value capist ja lõpuks murda siit selle põhja, et saaks kinnituse, et turg jätkab downtrendi. Kui turg lõub siit läbi ja murrab selle punkti, siis suure tõenäosusega oleme nii-öelda turupöörde faasis ja turg pöörab siit siis suuremale uptrendile ära. Vaatame, klikime natuke edasi, vaatame, mida turg teeb. Pole ausalt öelda õrna aimu ka, mis 2002 veebruarikuus juhtus. Päris ammune aeg, kun on play peale. Turg sai siin fair value capis reaktsiooni. Siin siis näitavad küünla vikid, et müüjad on siin kaitses, siin kaitsepositsioonis. Ostjad veel üritavad, aga enam nii kõrgele ei jõua ka, et müüjad kaitsevad siin. Loomulikult ei ole samasugust agressiivset nagu siin ostjate nii-öelda turule tulek, kohale tulek. Sellist reaktsiooni müüjate poolt ei ole. Et oht on, et turg võib minna kõrgemale läbi. Et tahaks näha selliseid bearish engulfing küünlaid, ehk et siis ka neid supply demand alasid kaitstakse. Ehk müüjad kaitseksid neid alasid siis rohkem agressiivsemalt. Paneme edasi play. Liigub vahepeal külg suunas. Nüüd siin sai samamoodi fair value cap täielikult täidetud. Et jällegi fair value capi eesmärk on saada täidetud. Ja kui see on täidetud, siis turg on jälle terviklik, ehk et kui vaadata ka turustruktuuri, ka väiksemat struktuuri, siis küünlakehad siit võttes on kohtunud ja ka siin, siis küünlakehad on kohtunud. Tõmbame võib-olla sirgemad jooned siia vahele, et oleks pilt veits ilusam. Ehk et küünlakehad on kohtunud. See ebaefektiivsus, see auk turul, mõlemal juhul siis, on täidetud. Ja turg on taas terviklik, tervislik ja turu trend siis ideaalses pildis võiks jätkuda. Mängitame edasi, vaatame korra, mida turg siin teeb. Märgin korra siia välja selle alakese siin. Nii, paneme siia range peale. On ka pisikene, hästi pisikene fair value cap, kui siin üleval. Aga supply demand oleks siis see ala, et siin praegu on seda kaitstud. Viimane tipp on jah, siin see lõpp-punkt. Hästi pikalt külgi liikumine ja lõpuks murti struktuur. Ehk et turg on meil liikumas uptrendi poole ja ka siin see liikumine nüüd, mida turg on teinud juba, on ilusti tervislik. Kus turg on siis siin vaates täitnud ära kõik suuremad fair value capid, mis meil on nii-öelda tekkinud. Meil tekkis siin, turg täitis ära. Tuli ka siin veel allapoole, ilus liikumine, olid fair value capid siin, täideti siin ära, fair value cap siin vahel, turg tuli täitis ära, uuesti riites siin, ka siin jälle pullis fair value cap, turg tuli täitis ära, nii liikus natuke peale üle, siin tekkis jälle fair value cap, turg täitis ära, jälle siin fair value cap, natuke on sisse tulnud, turg võib tulla veel allapoole ja saada siis reaktsiooni veel ülesse.
kuni ühelt maalt, olles nüüd turg liikunud siit punktist läbi, siis võiks oodata nii-öelda suuremat korrektsiooni suuremas pildis, et turg tuleks teeks enda pullbacki ja siis jätkaks. Ehk et võib turg tulla veel sügavamale allapoole. Ja siin nüüd tuli agressiivne liikumine ja nüüd ootaks mingisugust downtrendi. Oligi see downtrendi nii-öelda liikumise põhi. Nii, võtaks korra siit triplest maha. Lähme korra, teeme niimoodi. Lähme 15 minuti peale korra. Ja võtame siin uuesti replay ette. Esimese võimaliku aja. Juuni, okei. Nii, kõigepealt 4 tunni peale. Nii, mõtles välja. 4 tunni vaates siis turg on meil liikumas ülesse. Uptrendi suunas. Ja on ka siin praegu uptrendi suunas. On meil toimunud siit agressiivne liikumine, mille suhtes siis korrektsiooni veel ei ole toimunud. Ehk et turg võiks tulla siia peale korrektsiooni tegema ja siis jätkata tõusu liikumist. Kuid on siis 4 tunni vaates turg praegu siin uptrendi suunas ja ka veel suurem pilt kui 4 tundi on meil ka uptrend. Ehk et oleks õige oodata siis turgu minema kõrgemale. Tasub tähelepanu alati pöörata sellele vasakule jalale. 4 tunni peal oleme, et märkidega välja seal need ebakõlad, ebaefektiivsused, need fair value cap'id. Siin fair value cap oli, mille nüüd on turg ära täitnud. See on kõige kõrgem fair value cap, mis veel alles oli. Ehk et märk sellest, et turul otseselt kõrgemale vajadust isegi minna ei ole. Ja turg on siia meil jätnud fair value cap'i maha, allapoole ka, mille osas ei ole siis korrektsiooni tehtud. Et erinevad infokilde nii-öelda siis enda jaoks talletama kasutama. Ja loomulikult siit tasub vaadata ka daily peale. Et minna ajaraam veel kõrgemale, et märgata ka daily ajaraamis, kas meil on siis siit kõige kõrgemast punktist, mis meil 4 tunni peal oli, kas sellest punktist kõrgemal on ka siis fair value cap'e. Siin daily ajaraamis ei ole näha ühtegi. Siin lähivaates siis tuleb järgmine alles siin kõrgemal. Siin on veel pikalt aega. Ehk et võiks oodata siis mingisugust korrektsiooni, 4 tundi on üüratult pikk aeg, eriti kui tegelete päevakauplemisega kell 8 õhtul ja 15 minuti raamistikus siis, selle jätsin tegemata. Et siin 4 tunni peal ka märkida välja enda huvialad, enda need fair value cap'id Wikist Wikini. Paneme see peale, fair value cap. Ja ka siia fair value cap. Ja siin on 50% jõutud. Ehk et siit ootaks turgu siis kukkuma veel allapoole. Aga 4 tunni nii-öelda korrektsioon tehtud, täpsustus peale olemas. Vaatame korra siia allapoole. On ka meil siin. Need on juba selle ajaraami mõistes ka suhteliselt tillukesed, väikesed fair value cap'id. Ja siin on ka turg 50% peal jõudnud. Ega need alumisi otseselt välja ei märgikski ja vaataks nii-öelda seda kõige viimatisemat liikumist. Ja 1 tund vahele, et kasutada vaheajaraami ka, et teha neid täpsustusi. Öötunni peal saame enda fair value cap'i natukene kõrgemale. Siin on meil hidden order block, sellest me räägime järgmine nädal siis. Ja vaadates ülemist 4 tunni fair value cap'i, see on näha, et siit ülevalt osa on täidetud. Saba otsaga on siia tulnud sisse, ehk et selle fair value cap'i ka võiks tuua siia maani. Ehk et see on nii-öelda see täitmata osa, kuhu maani turg võiks sisse tulla. Suure tõenäosusega ise ootaks siis seda ülemist fair value cap'i murduma, et turg täidaks selle täielikult ära, sest meil viimatine struktuuri tipp on siin, kuhu maani turg võiks siis tulla ja ideaalis vikkida siia sellesse fair value cap'i sisse ja võib-olla sügavamale, et ka siia supply demand'i. Minnes 15 minuti peale, siis nüüd siin 15 minuti peal
enam täpsustusi väga ei teeks. Ehk neid fair value cap'e enam väiksemaks ei hakkaks tegema. Selle nagu point enam ei ole. Siin pigem nüüd vaataks, mida turg teeb, kui siia alasse sisse jõutakse. Mängitame edasi. Paneme sessioonid ka peale. On meil siis see päev lõppemas, ehk et Aasia sessioon algab ja algas uus päev. Et need on suurem ajaraami huvialad, kuhu turgu ootaks, potentsiaalselt siis downtrendi tegema, korrektsiooni tegema ja vaadata ka siis selles päevas siin sai juba maha magatud, vaadata ka selles päevas siis neid potentsiaalseid võimalusi tõusuks. Aasia oli, Aasia pealt fair value cap siin täideti ära, ehk et turg tuli, see oleks üks positsioon olnud, kus nii-öelda siis tehing võtta. Teine positsioon siin, kui võtta siin koheselt tehing, siis oleks siin saanud ka tehingu sisse, aga siin tahaks näha lähemalt siis turu käitumist veel. Et praegu siit selle koha pealt vaadates siis küünled ei oleks tehingut võtnud. Liigutame edasi, vaatame, kas turg tuleb siit allapoole või prindib meile veel võimaluse. Juhin tähelepanu, väga paljud võib-olla märkavad siin ka fair value cap'i, kui te fair value cap'iga tegelete, eriti kui te vaatate päevasel ajal siis küünla kujunemist. Vaatate seda 15 minuti pilti ja näete siin fair value cap'i ja otsustate näiteks siit minna tehingusse. Ideaalne võimalus, kõik nagu kattub ka, et turg liigub siin ka struktuuripõhiselt siis üles-alla ja just kui oleks täpselt pullback, siis siin 2 punkti vahel. Ideaalne koht, kõik selles suhtes jah, õige. Aga see fair value cap on nii tilluke, see ei ole piisav siis agressiivne tõus, et millega kaasa minna. Kui oodata nüüd seda pullbacki tekkimist, siis turu puhul. Et too fair value cap oleks liiga väike ja seega siis purustati, ehk siit ei saanud turg piisavat tõuget, et võtta ära seda tippu näiteks. Ja turg tuleb allapoole. Kuna suures pildis on turg siis uptrendis, siis müügitehingud otselt ei vaataks, vaid ootaks turgu tulema siis meie huvialasse sisse. Üks päev jälle möödas, New Yorgi sessioon. Ja vaadates kellaaegu, nüüd siin küünlad prindivad juba võimalusi, et näidatakse meile siin see pullid on turul, et pullide kohal oleks siin fair value cap'is, siin 4 tunni täpsustatud siis fair value cap'is, mis tunni ajal sai tehtud täpsemaks, siis näitab siin meil turg pullide kohalolu meie entry-ajaraamil, et mingisugune pullide kohalolu siin on olemas. Ja nüüd vaadates siit edasi, on meil siin siis jälle tekkinud fair value cap, võimalus minna turu liikumise kaasa. Alati tuleb selle koha peal ka enda käest küsida, vaadates kellaaega 19.30, kas ma tahan sellisel kellaajal minna, kas ma olen valmis siit seda tehingut ootama, et läheb öö mööda, kas ma suudan rahulikult magada, et lasta selle tehingul joosta, saagu mis saab. Paneme siia näidistehingu, et kui lihtsalt võtta siis fair value cap'i järgi tehing ja otsustate siit minna, pending order, kui turg aktiveerib, siis aktiveerib, kui ei aktiveeri, siis ei aktiveeri. Stop loss peaks tulema siia põhja, viki lõppu, natukene allapoole. Earn hingamisruum ja TP, esimene siht oleks siin, ei ole 1-2-ni, järgmine oleks siin, 1-2-le oleks siin siis garanteeritud. Üleüldine siht, kuna fair value cap'ist, siis turg võiks saada reaktsiooni, et ta murrab suurem ajaraami ehk 4 tunni tippu, mis on meil siin, siis suur siht võiks olla see. Järgmine vahepealne siht võiks olla see, mida turg siis püüab. Võib-olla pinge jääb vastu, siis soovitan panna TP sinna. 1-3-le, niisugune täitsa okei. Ja siit hakkabki nüüd see teie teekonna siis areng pihta. Kas või esialgu näiteks trading views, märgite alad välja ka enne magaminekut ja hommikul näete, mida turg tegi. Teete rahulikult enda analüüsid ja vaatate, mida turg on teinud. Et ei ole üldse raha mängus.
edasi on juba demokontod ja siis juba funded kontod või enda päris raha. Aga treenida enda seda mentaalset poolt, et mis saab siis, kui ma läksin võib-olla ennatlikult siin selles esimeses Fairway Capis tehingusse, et ma ei oodanud kinnitust. Et mis oleks minu kinnitus, et minna siis kindlamalt tehingusse. Üks kinnitus siin oleks see, kui turg murrab siit punktist üle. Tahaks näha turu liikumist siit punktist üle, aga ma ei oodanud seda. Et turg murraks siit üle ja kui siis on meil jäänud maha Fairway Cap, siis mine läheks suurema kindlusega, võib-olla veel väiksemale ajaaramile, kas 5 minutit, 1 minut, et minna siis tehingusse, kui turg sinna Fairway Capi joob, et minna selle trendiga kaasa. Et kõiki neid aspekte nii-öelda enda jaoks siis ka teadvustada. Ja vaadata ka siin samusele entry ajaraamil, siis vasakule, kas meil on magnetid, mida turg siis enda poole tõmbaks. Et siin on praegu näha double top, topelt likviidsuse punkt ja üleüldine tipp ja rohkem, nagu varasemalt siis vaatasime, ega rohkem Fairway Cap'e ei olnud ka. Seda siis 4 tunni peal vaatame korra siia 15 minuti peale. Siin on tipp, see Fairway Cap, siin on täidetud. Ehk et saame vaadata siit osast ülesse, et kas ka siin 15 minuti peal on meil veel neid magneteid. See osa oli viimati täidetud ja kas meil on siin ka siis neid magneteid, mis võiksid turgu tõmmata veel kõrgemale. On meil piisavalt suure potentsiaaliga suuri Fairway Cap'e järgi või täitmata. Siin on üks küllaltki suur märgiline ala, võiks öelda, et kerge likviidsus on võetud, aga on likviidsus siin ala ees ka ja rohkemat siin ei paista ka. Ehk et võib juhtuda see, et turg teeb sealt enda pöördumise ja läheb siis teise suunda alla poole hoopis minema. Ja neid riske peame siis enda jaoks aduma, teadvustama. Nii, ole see võtsin üle. Riske peame siis enda jaoks teadvustama ja olema valmis siis neidki nii-öelda tõdema. Vaata, mis saab. Kas turg tuleb sisse? Siin on kell juba 21, hakkab 10 peal lähenema. Jätate enda ootel tehingu sisse, saagu mis saab hommikuks, kas on aktiveerunud või ei ole. Nüüd on uneaeg, ööaeg. Ja olenevad sellest, mis keldes ärkate, 7-8 aegas, võib-olla turg ei ole siis jõudnud teie Fairway Capini ja otsustate enda tehing üldse sulgeda, et ei meeldi ka turu liikumine, see konsolideerumine, külgsuunaline tegevus, mis siin on siis toimunud. Ja lõpuks, isegi siin ei ole, saab otsaga ei puudu. Turg jõudis siia Fairway Capi, aga mitte 50%-ni, ehk et kui see 50% on teie reegel tehingusse minekuks, siis kasutage alati ühte sama meetodit. Ja turg praegu ei ole siia jõudnud, ehk et see tehing ei ole aktiveerunud. Laseme tal joosta välja mängida, et Fairway Capist võiks tulla nüüd reaktsioon, isegi kui me jääme sellest maha, mis murraks siit selle tipu ära. Mängitame edasi ja lõpuks see tuli. Ehk et see sama täpsustus, mille me tegime, ehk et veel täpsemaks, nagu meie entry ajaraam, mul on torna aimu ka, mis siin selles pildis siin toimub. Et me tegime siin täpsustuse ja jällegi see nii-öelda meetod, et kasutame 50%. Et valige enda entry ala, kas 50%, Fairway Capi algus, lõpp, et sellest sõltub väga palju, kui palju tehinguid te saate, kui palju nendest maha jääte, aga Fairway Cap on ka siis pigem eriti analüüsi ajaraamil, siis lisakinnitus, huviala, et kui hind sinna jõuab, siis me pöörame suuremat tähelepanu, mis sealt toimub, et minna siis suurema trendi liikumisega kaasa. Ja siin antud juhul siis see tehing ei aktiveerunud ja jäime sellest liikumisest maha. Nii lihtsalt on. Et see on nüüd punkt võib-olla, kus siis korrigeerida. Kui me korrigeerime enda tehingut, et okei, võtame edaspidi entry siit ala algusest,
ehk fair value cap'i ala algusest, siis selleks tuleb teha analüüs, kui palju neid tehinguid me siis võidame, kui palju neid tehinguid me kaotame, kas kaotuste arv suureneb, kas võitude arv suureneb või asi jääb samaks. Ja kui palju me saame siis rohkem tehingutesse. Aga jah, täpselt nii nagu oodata oli, nii kui turg siis toimetas siin, et suurem haaram toetas ka, murti see tipp ära ja ka lõpuks siis üleüldine kõrgem punkt siin selles vaates. Ehk siis 4 tunni analüüsi peal sai oodata mingisugust pullbacki ja et turg murraks siis kõrgemale. Võtame korra need sessioonidest ära. Vaatame korra Fiboga üle, et kui tõmmata siit 4 tunni või 1 tunni siis vaheliikumisest, et me siin vaheliikumised hakkame siitmaalt kaardistama. Siin nii-öelda need väiksemad vaheliikumised, mida turg on teinud. See oli see vaheliikumine, et siis meie põhi siin ja tipp siin üleval. Et kas ka siis, kui me kasutame Fibonacci't enda kinnitustööriistana, et kas ka turg siis jõuaks meie Fibo alani, et siin on näha see fair value cap, mis see välja märkida, sellest väga suur osa jäi üles poole 50%, ehk et kui kasutate Fibonacci't, siis suur tõenäosusega fair value cap oleks olnud selline ja turg sinnani ei jõudnud, rääkimata ka siis alumisest. Siin vaates ootaks turgu tulema veel allapoole, sest ei toimunud ka nii-öelda kohtumist eelmise struktuuri tipuga. Et siin suur tõenäosus on, et turg siis tuleb allapoole ja ka suur tõenäosus siis selles suhtes, et nüüd on täidetud siit fair value cap, et kui see allaliikumine tuleb, siis tuleb suurem nii-öelda downtrend. Vaatame, mida siin turg tegi, kuhu poole ta liikus. Ja siin täpselt see ehe näide, nii-öelda, kui lugeda turustruktuuri, meie kõige esimene nii-öelda õppetükk, ehk et küünlad kehad peavad kohtuma ja fair value cap'ide eesmärk on saada täidetud. Et siin ka ülemine fair value cap, turg käis sees, andis reaktsiooni ja olles nüüd selle nii-öelda ära kasutanud, et turg on selle fair value cap ära kasutanud, siis ma isiklikult enam ei oota selle fair value cap'i vastupidamist. Ja täpselt see asi siin juhtus. Põmm. Ja turg lõpuks jõudis siia alumisse fair value cap'i sisse ja tekkis kohtumine eelmise struktuuri tipuga. Ehk et turu liikumine on jälle terviklik. Ja mida siit nüüd turg edasi teeb, see on iseküsimus, kas murtakse siit kõrgemale, ehk turg jätkab uptrendi või tekitab meil turg siia lower high ja hakkab siis nii-öelda downtrendi liikumine. Ja vaadates kõike eelnevaid, nagu meie esimene peatükk, vaadates kõike eelnevaid turu liikumisi, siis turg tuleb neid eelnevaid punkte siis testima, kohtuma või sinna ligi lähedale. Siin ka ei ole seda kohtumist nii-öelda toimunud siseliikumises. Ehk et turg peaks tulema veel allapoole, et siis joongraafiku järgi see turu liikumine muutuks terviklikuks. Ehk need tipud kohtuksid. Sama asi siin pool. Ehk et selle tipuga ükski nendest siin ei kohtunud ja sellepärast turg tuli siin kõrgemale. Et see kohtumine toimuks. Ja turu liikumine muutuks siis terviklikuks. See lööb see ette. Vaatame, mängitame 4 tundi edasi. Ja liikus kõrgemale. Et turg tekitas meil siin siis lower high, murdis allapoole, tekitades struktuuri murdumise, tekkis veel üks lower high, tekkis siia equal, enam allapoole murdunud ja kuna nüüd turu liikumine on täielikult terviklik ja turg jõudiski siia supply demandini sisse, siis siit tuli ka reaktsioon ja liiguti uutesse kõrgustesse. Ja kõike neid teemasid, mida ma olen õppinud, support, resistant, supply, demand, ka see punane joon siin on support, resistant joon. Ehk see on huviala, kus me siis pöörame turule suuremat tähelepanu, kui turg sinna jõuab. Et näha, mida turg seal teeb. Fair value cap täpselt samamoodi huviala.
ja entry ajaraamil, väiksematel ajaraamidel me saame kasutada seda kui siis tehingusse minekuks. Ja entry ajaraamil me ei soovita teha, nagu me siin nägime, jäime tehingust maha, ei soovita teha liigseid täpsustusi. Et ei juhtuks seda, nagu siin, et napilt, mis on eriti frustreeriv, kui sellistest tehingutest maha jääda. Vaatame korra selle tehingu potentsiaalne tipp. Siin on siis peaaegu 1/4. Liikus teha maksimumis siin 1/5 rohkem ka. Et need on eriti valusad, frustreerivad liikumised, kui jääte millimeetriga, milligrammiga maha. Kas on Fairway'le kepi koha peal praegu küsimusi? Et ma väga neid spetsiifikaid täna veel ei hakka sisse tooma, et Fairway'le kepil on mitut kasutamismeetodit. See on kõige lihtsam kasutamise meetod, kus siis me märgime Fairway'le kepi ära ja kas ta on meil siis nii-öelda tõususuunas ehk ostu Fairway'le kepp või on ta meil langussuunas, on ta meil langus Fairway'le kepp ja seda kõike siis tulenevalt suurema ajaraami pildist, et kuhu poole suurema ajaraam meil liigub, siis väiksemal ajaraamil me peaksime ka võtma sinnapoole tehinguid. Et täna puudutasin seda ja et siis mida teha, kui turg jõuab meil siia huvialasse sisse. Et saame otsida järgmised punktid ja siis viia enda tehingud nii-öelda turgudele. Et järgmine kord kolmapäeval ma räägin täpsustusi veel. Korra vabandan. Et räägin järgmine kord siis täpsustusi, ehk et kui meil on 2 Fairway'le käppi, nagu siin need, märgin kiirelt välja, kui meil on 2 Fairway'le käppi, mis siis omavahel kattuvad. Et kuidas me neid saame kasutada ja mida need meile räägivad. Ja loomulikult väga palju infot, mida ma enda kanalisse veel üles panen, ehk et mida räägib meile Fairway'le käppi siis esimene küünal ja kolmas küünal. Et mis infot me saame sealt ja kuidas seda siis enda kasuks tööle panna, et ära kasutades need turu olukordi ja liikumisi. Vot, aga ma tänast kõne rohkem pikemaks ei hakkaks väga venitama. Ma loodan, et te leidsite siit piisavat väärtust, mida siis katsetada, testida, järgi vaadata ja võib-olla enda siis kauplemisplaani, oma trading planni sisse tuua. Et teha paremaid otsuseid ja saada suuremaid siis kasumeid, suuremaid tehinguid. Et kolmapäeval läheme siis täpsemaks, natukene spetsiifikat veel juurde, et kuidas siis ära kasutada neid Fairway'le käppe erinevatel viisidel nii ühte kui teist pidi, et saada siis veel paremaid positsioone turgudel. Aga mina tänan teid, soovin teile super ägedat, ülivõimast, edukat, kasumlikku nädala jätku ja kohtume teiega siis juba kolmapäeval järgmises kõnes. Tšau, paka!